Ajalugu, millest meile ei räägita. Me oleme viikingid. Ja miks see oluline on? Kui ma lähen Taani, kõik inimesed, kes seal mulle vastu tulevad, nad on sirge seljaga. Nad on uhked. Nad on tugevad. Nad on enesekindlad. Sest nad on ühenduses oma ajalooga. Nad on ühenduses oma viikingi pärandiga. Ja see annab neile siinsamuses elus enesekindluse, jõu ja teotahte saavutada asju, mis on neile endale head ja mis on ühiskonnale head. Ja tihti eestlase kohta räägivad teised eestlased, et meil valitseb orjamentaliteet. Ja see valitsebki sellepärast, et me oleme unustanud oma väe, oma jõu, kes me oleme. Aga kui me natukenegi tajume seda tausta, oma tõelist jõudu ja väge, siis on palju lihtsam ka suuri tegusid korda saata. Mulle meeldis see, et Vigala sassile tehti põletamismatus, mis austas iidseid tavasid. Kui minna kaugemale, siis võiks ka kivi kalmesse matta. Miks mitte? Aga praegu lähme viikingi aega. Et on palju avastusi, leide, ka ürikuid, mis räägivad Läänemere Soome viikingitest ehk siis vikerlastest või russidest. Et Uurik ja Ruurich, et kuidas tänapäeval keegi tahab nimetada, oli ka Läänemere soomlane, kes oli üks nii-öelda russide kuningriigi asutajad, millest tänapäeval on saanud Venemaa, et nii-öelda soome-ugrilaste kuningriik, mis on ära slaavistunud aegade jooksul. Aga kõik see jõuab sinna kohta, kus meil on vaja mõista, et me oleme need iidsed varakogujad, me oleme need tavarišid, vargad, tavara, varanjaanid, Bütsantsi keisri, ihukaitsjad, olid varanjaanid, varangid. Ja nad ei olnud mingid slaavlased. Nad olid finnid. Kõige parim term, mida ma praegu leian, on Läänemere soomlased, mis siis, et see kultuuriala oli palju suurem. Ja nad olid kõige kardetumad sõdalased. Ja Eestist ja ka Lõuna-Soomest on tehtud tohutult palju hõbeleide, hõbemõnte, Bütsantsi ja Araabia hõbedat. Paljud varanjaanid, varangid tulid tagasi mööda neid jõeteid, mööda Väinajõge või siis Peterburi juurest allapoole, mööda Volgat ja läbi sisemaa. Teid oli palju. Ja käisid, vahetasid kaupasid, käisid röövretkedel, käisid sõdimas. Ja kui sa hakkad mõtlema, et okei, aga mis seda kõike põhjustaks? Et siin on ju selline Põhjala kliima ja pole üldse mõnus olla. Aga näiteks 1000 aastat tagasi Gröönimaa oli Greenland, Grönland, roheline maa. 1000 aastat tagasi kasvasid läbi Soome tammikud. Seetõttu ka paljud tamme nimed, Tammisaari, on kõige lihtsam nimi, mis praegu meelde tuleb. Tammela on siin kohe samas. Et kliima oli palju soojem. Oli palju kanepikasvatust, hampumaa, hampula, kanepi, Eestis, eks ju. Et juba see, kuidas neid asju kutsuti, kohanimed ja see näitab seda, et kliima oli soojem ja seda on ka vaadatud muude meetoditega.
Järelikult oli siin palju lihtsam toitu kasvatada, palju lihtsam elada, paljuneda ja seega tekitas inimeste üleküllust. Et on avastatud, et Eesti aladel oli kõige rohkem sepikodasid ja rauasulatusahjusid kusagil 1000 aastat tagasi viikingi ajal. No see on selline 700-aastane periood. Ja nende rauasulatusahjudes, mis tehti? Relvatööstus. Et Eesti, Lõuna-Soome alad olid Põhja-Euroopa kõige rikkam ala. Põhja-Euroopa kõige jõukam ala. Siia voolas hõbemündid, relvastuti ja käidi nii-öelda röövretkedel. Ja see ei ole see, et need mingid Taani või Rootsi viikingid oleks lihtsalt käinud siin röövimas ja läinud nendest aladest läbi enda tahte. Oli tugev mereseadus, mis säilis ka hilisemate vallutajate aegadeni. Kas või vaadates Saksa ordu erinevate vormingute all ja kui Räval Tallinn oli Hansalinn, siis kui vaadata Tallinna sadamat, siis enamus laeva omanikke ja sadamavardjad, neil olid ikkagist nii-öelda tänases mõistes Eesti nimed. Et see nii-öelda mereõigus ja mereoskus ikkagi säilis sellel põlisel rahval, kes oli. Ja mis see tähendab, kas või see muinastulede traditsioon, see tuleb tuhandeid aastaid tagasi, kui oligi öösiti, olid kallastel olid tuled. Iga öö, tegelikult ma ei saa väita, kas iga öö, aga igatahes öösiti pandi põlema need nii-öelda, mis see sõna on nüüd, tuled, et märgutuled ja kogu Lõuna-Soome, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti kallas oli täis märgutulesid, et laevaliiklejad said näha, said navigeerida ja kui tulidki näiteks mingid teised, kas või näiteks mõned Taani viikingid või nii edasi, neil oli kindel reeglistik, kuidas nad tohtisid navigeerida nendes kaldavetes ja kuidas nad tohtisid neid läbida ja kui nad tulid, siis neil oli vaja alati teha mingisugune kaup ja kui nad tulid rööstama, oli kogu rannik valvatud, olid vardjad ja need samad tuled olid need märguanded. Et kas või selline instants sellest Henriku kroonikast, et tulid need ristisõdijad, tahtsid langetada puud, mastipuud ja ilma luba saamata läksid kaldale langetama ja see oli Saaremaa juures, kui ma õigesti mäletan. Ja kohe oli kohalike laevade parved ümber ja rünnati neid. Et mereseadust ei võinud rikkuda ja mereõigus on hiljem edasi arendatud nendeks jurisdiktsioonideks, eks ju, see maritime law ehk siis mereõigus, millest on lõpuks ka pass loodud Britannias. Ja mitmed Soome alternatiivsed ajaloolased on leidnud ka, et need nii-öelda Põhja-Soome Kainuun kuningad, et neist põlnesid need mitmed Norra kuningad või olidki nii-öelda ka Läänemere soomlased, kes siis läksid Britanniasse ja valitsesid Britannia üle. Et on ka selliseid asju avastatud. Ja üks selline huvitav eriline asi on ka, et tänapäeva Leedu, Läti aladelt pärineb see sinisilmsus ja heledapäisus. Ja kui vaatate ümber maailma, kus neid heledapäiseid ja sinisilmseid inimesi on Ameerikas ja kus iganes veel, kuhu nad on rännanud, et me võiksime uhked olla selle üle, et meie esivanemad on sellise jõuga olnud, sellised võimsad avastajad, ka normanid, eks ju, et osa normanitest ja osa viikingitest, et nad tegid tihti ka koostööd, et olid ühendatud viikingiretked, rüüsteretked, kus meie Läänemere Soome viikingid koos nende germaanidest viikingitega läksid sügavale tänapäevase Venemaa avarustesse ja ehk siis käis ka kõva ühistöö ja käis ka kõva üksteise rüüstamine ja võitlemine. Ja kui me jõuame sõnadeni kuningas ja kuningaskunda, et kuning on arvatavasti vana nii-öelda Eesti või Läänemere Soome tüvi ja kuningas oligi valitseja, haldaja ja kuningaid valiti välja,
et kuningas ei olnud sõnniõigusega isikustaatus, milleks ta hiljem kujunes Germaani riikides, eks ju, ja siis mujal, vaid kuningas oli keegi, kes valiti kas teatud perioodiks või eluks ajaks läbi vanemate kogu või kärajate. Ja läbi selle autoriteedi said kuningad juhtida siis neid maid. Ja üks Soome täitsa peavoolu ajaloolane, mul praegu ei tule tema nimi meelde, et 80-ndatel kirjutas mitu raamatut Kalevala teemal ja näitas ära koos tõestustega, et Kalevala häll oligi Lõuna-Soomes, Põhja-Eestis, et see oli Kalevala kuningriik kuni sinna Karjalani, kus on need Äänisjärvi ja Laadoga, et see kõik oli Kalevala riigi osa, mis siis kusagil 1100 või midagi sellist vallutati juppide kaupa ja assimileeriti see kõik ristivõimu alla. Ja ainus põhjus, miks vallutatigi, oligi, et kalevalalased ei tunnistanud ristiusku ja ristiusk oli saamas domineerivaks jõuks kogu maailmas. Ja isegi see uurija tõi välja, et Kalevala lipp oli selline punast värvi, mille peal oli kuldne lohemadu, draakon. Et Turu selles Tuomio kirgos näitas seda, pidi olema üks nii-öelda, mis ta on, reljeef või graveering sarkofaagil. Ma üks päev tahan minna oma silmaga veenduma, et mis tema materjalides oli ja dokumentaalfilmides, vot. Aga sealt edasi, kui me veel vaatame seda sama Lennartmeri lugusid sellest pisuhännast ja sellest Kaali meteoriidist, et suure tõenäosusega need samad sepikojad kasutasid enamuse sellest metallimaagist või rauamaagist, mis nendes meteoriitides oli, ära nende relvade ja muude asjade valmistamiseks. Et seetõttu oligi Eestis nii-öelda suur relvade valmistamine, et on nii palju neid meteoriidikraatreid, kust leiti head maaki. Väga lihtne, eks ju, loogiline. Ja siis Lennartmeri räägib jälle, et see pisuhänd tõi nendes germaanlastele või skandinaavlastele sellesse mütoloogiasse selle nii-öelda Ragnaröki, ehk siis nii-öelda viimse päeva tulemised, kus tuleb see tulemadu, mis põletab kõik ära. Eks ju, et siis väga vääriline ka sümbol Kalevalale. Et vala on ka huvitav sõna, et vala on vanne soome keeles tänasel päeval, vala. Ja huvitav on see, et me käisime paar nädalat tagasi Peipsi ääres ja siis seal üks rääkis vanas kohalikus keeles, selles Peipsi äärses keeles, tegi meile seda tuuri külast ja mul kui soome keele kõnelejana oli see täiesti arusaadav keel, et ta oli nagu mõlemakeelne, tänapäevase eesti ja soome keelne ja minu vanaemad rääkisid omavahel ka seda sama vana keelt. Et üks vanaema oli Soomest, Lõuna-Soomest ja teine oli Järvamaalt. Et nad rääkisid omavahel seda vana keelt. Ja sama on ka, et need uurijad, Soome ja Eesti uurijad, kes on läinud nendesse Eesti-Soome küladesse ja teinud seal intervjuusid, siis need inimesed räägivad seda vana keelt, vana soome-eesti keelt, mis oli ühine keel lõppkokkuvõttes. Tänapäeval on tekkinud need nii-öelda rahvused ja täiesti nagu eristumine, et meie ei saa teist aru ja me ei taha ka teist aru saada, sest te olete midagi muud. Tegelikult on sama tüvi, et tegelikult on sama rahvas, eks ju. Ja kui me vaatame seda nii-öelda tohutut väge, et mis on olnud, et siin on nii-öelda Kalevala kuningriik ja siis Edgar Valter Saks on väga hästi toonud välja, kuidas Preisimaa ehk siis tänapäeva Põhja-Poola ja ka siis Leedu alad, Läti alad, et need olid ka Läänemere soomlaste nii-öelda asumaad või kodumaad, et paljud need isegi tänapäevased Poola linnade nimed tulevad vanadest meie keele tüvedest, juurtest ja läbi selle läksid ka need veeteed täitsa niimoodi Veneetsiasse välja ja Kreekas oli merevaik väga suure hinna sees, eks ju, elektron, millest tuleb siis sõna elekter. Et samamoodi Lennartmeri raamatutes on see lugu Vaalaskalast, et kuidas soome-ugri küttidel oli see kala,
germaani kuulsid vala ja lõpp nägid suurt vaalaskala, siis tuli valaskala ja siis vaal jõudis meieni tagasi. Et sellised huvitavad sõnade ränded. Aga kõige tähtsam selle jutu juures on see, et mitte, et me ei pea olema nüüd kurjad või vihased kellegi peale, vaid hoopis mäletama, et vau, meil on ka võimas pärimus, meil on ka võimas rahvas ja meil on õigus olla uhked ja meil on õigus panna üksteisele nii-öelda õlad alla, et me saame tunda seda jõudu üheskoos ja elada siin maailmas uhketena. Et mitte niimoodi, kus ma midagi kokku korjan või kraabin, eks ju. Et see on meie põhiline eesmärk ja soov tunda ennast hästi, eks ju. Ja kui me läheksime veel tagasi sinna nii-öelda Kalevala ajastusse ja siis nii-öelda Hyperborea ajastusse, siis need lood läheksid veel müstilisemaks ja veel huvitavamaks. Et Soomes leiti kõige vanim palkmaja, mis ta oli, kas ta oli äkki 6000 aastat enne Kristust, leiti palkmaja. Ehk siis selline asutus ja eluasemed on olnud siin pikka aega. Inimesed on siin elanud ilusasti ja hästi ja elusasti. Ja ka täiesti sellised müstilised tegelased, näiteks Anastasia räägib sellest Vedrussiast, Veda russidest ja russ tulebki, eks ju ka, et russ tähendabki soome-ugrilast ja kui olla täpsem, siis finni, Läänemere soomlast, et see on russ ja see Rassia russ ongi russide riik, mis on tänapäeval ära slaavistunud, et paljud need slaavi hõimud ja slaavi keeled on siis võtnud seal oma selle asu, et russide riik koosneski 3 nii-öelda põhirahvast, ehk siis russid, soome-ugrilased, slaavid ja 3 need, kes nad on siis kasahhid, võiks öelda põhimõtteliselt. Ja siis nemad olid ka jaotunud, et eri moodi. Kas või kui me kuuleme ja loeme türgi keelt, siis seal on hästi palju sarnast või midagi, mida me mõistame. Ja kui me kuuleme mari keelt, siis see on nagu näiteks soome ja türgi keele segu. Et see on nagu väga huvitav, kuidas need keeled, rahvad on liikunud, arenenud läbi aastatuhandete. Ja huvitav on ka see, et selle juures on olnud nagu nii-öelda vastastikust, et näiteks need sküüte on leitud sealt Ukrainast ja sealt aladelt, et neil on need kalmud, kus olid kuldsed kiivrid ja igasugused kaunid aarded, et sküütide hulgas oli väga levinud põhjast orjade nii-öelda hankimine, et sellised heledapäised inimesed olid väga kuum kaup seal Krimmi poolsaarel nii-öelda inimturgudel. Et see orjade kauplemine on ka tegelikult väga mitmekesine asi olnud. Et kui meid valgeid inimesi praegu süüdistatakse orjakaubanduses ja rassismis, et siis seda on olnud ka täiesti vastupidist värki, täiesti vastupidist orjakaubandust ja rassismi, et asjad ei ole alati nii mustvalged. Vot, aga jah, see on kõik selline nii-öelda vägivaldne periood, et on olnud ka rahuaegasid ja ilusaid perioodisid, et nagu see Vedade, Vedrusside tsivilisatsioon, et paljud iidsed sõnad tuli, vesi, maa, et tulevad, on pärit sellest ajast ja siis inimesed elasidki, et need, kes on uurinud seda nii-öelda päris russide ajalugu, siis ongi näha, et nii-öelda soome-ugrilaste ala oli kusagilt Prantsusmaalt, Lääne-Prantsusmaalt kuni Uuraliteni välja, et Uuralitest edasi on juba mingid teistsugused rahvad ja teistsugused hõimud. Aga umbes Uuralite ja Lääne-Prantsusmaa vahel oli see nii-öelda algne kultuuri mõjupiirkond. Siis tekkis see segunemine keltidega, siis tekkis segunemine germaanlastega, segunemine slaavidega ja siis ongi ainult alles selline väike osa meist. Ja huvitav on veel selle puhul see, et näiteks üle 100 aasta tagasi, kui tekkis see rahvuslik liikumine ja iseseisvumised, siis taheti luua nii-öelda Jugo-Finlandiat, suurt soome-ugri riiki
ja see oleks juhtunud ka, et Eesti ja valgete väed olid Peterburi all ja olid Peterburi juba nii-öelda hõivamas, aga siis britid, kes toetasid seda kommunistlikku liikumist, tulid laevastikuga Tallinnale, ütlesid, et me pommitame Tallinna maatasa, kui te Peterburi ära vallutate. Ja siis nii-öelda Eesti väed koos valgetega pidid taanduma. Aga peale seda oleks arvatavasti tulnud ka selline nii-öelda ühinemine, et loome siis suur nii-öelda suur Soomemaa või suur Ugrimaa, et mille all oleks ka ingerlased ja Karjala ja kõiksugused sellised alad, vepsad ja liivlased ja keda tänapäeval enam väga ei olegi enam kedagi alles. Ta oleks tekkinud hoopis midagi muud. Aga see on see, et võib ka nii, võib-olla oleks ajaloos juhtinud seda, et sama oli, et Saaremaale oli kuulutamas kuningriiki, nii-öelda pikseriiki, et võtta vastu ristiusk. Et siis oleks juhtunud midagi Iirimaa taolist, et meie kultuur oleks segunenud koos ristiusuga ja oleks säilinud nii-öelda oma riiklus veel 1000 aastat. Oleks tekkinud nii-öelda tugev keskne võim ja meie traditsioon oleks teistmoodi säilinud, aga läks teistmoodi ja oleme teistsugusel ajajoonel ja oleme praegu siin, kus me hoopis oleme nii-öelda õppinud olema orjarahvas ja tahame siis olla vabad, eks ju. Ja see orja teema on ka naljakas, et inimesed nagu pigem on nii-öelda saksa lembelised ja siis see on nagu venelaste peale väga kurjad. Ja siis ütled, Rootsi ajal oli nii-öelda valgustusaeg nii-öelda Eesti aladel. Aga kõige huvitavam on see, et Vene impeeriumi ajal kaotati päris orjus Eestis ja ka Soomes ja mujalgi. Et sellised huvitavad asjad. Et ma siin ei ülista mitte ühtegi vallutajat, vaid ma tahan öelda, et meie ise olemegi need russid ehk siis Läänemere soomlased ja meie ülesanne on aidata kõikidel nendel nii-öelda Saksamaal ja Venemaal elavatel miljonitel, kümnetel, sadadel miljonitel finnidel, nii-öelda soomlastel, eestlastel, Läänemere soomlastel ärgata üles oma geneetilisse mälupanka ja mäletada, kes nad tegelikult on. See on minu unistus. Vot nii. Okei. Head kuulasid ja meil toimub 11.11 kongi rännakus koos kitarriga, et tule kuulama, et vaata alt ja kui soovid omale remineraliseerivat hambapastat või kullaveega iluseerumit, siis kirjuta ja saad endale. Nägemist!